Kevad pole kaugel, päiksekiired juba natukene mängivad rohkem kui enne jõule. Ikka peab olema väike sissejuhatus. Mind võib närvi ajada, sind võib närvi ajada selline vend, kes tuleb ja ütleb, et andu jumalale, hakka jumalat teenima. What the heck? Ma siin üritan sisse seada ennast. Hakka jälle kellegile orjama, eks ju. No, siis ta ütleb, et 3 klassi on. Et kuna Jumal on kõik loonud, ta läbib kõik ja me oleme tema lahutamatud osakesed, ta on nagu elus olen, nagu sina oled, eks ju. Siis on ka teine klass. Teine klass on see, et sa pead sotsiumiga hästi läbi saama. Eks ju, et see elusolenditega, emakese loodusega kõike austama ja õppima nendega armastuse keeles rääkima. Ja seest nagu olema väga nagu selline tänulik ja alandlik. Ja siis esimene klass on eneseteadustamine, enda hügieenia. Füüsiline ja vaimne hügieenia, teaduse puhastus ja kehaline puhastus, eks ju. Kultuur, et kõike 3 tuleb teha. No siis erinevad kultuurid, näiteks joogakultuur ka, Patanjali jooga sutrates, seal ka nagu lajatatakse ära, meeldib jälle või ei meeldi, seletatakse lahti, okei, füüsiline keha enam-vähem jagame, eks ju. Seal räägitakse siis see mahapaaga, on siis selle hinge ümber, hing on üks antimateriaalne, 1000 juuksekarvast, eks ju, 5 praanat hoiavad õhuvoolu. Ja seal ümber on sinu saatus, sinu kõva ketas, sinu soovide, mõtete, motivatsioonide kruuv, isegi eelmistest eludest. See on kõik talletunud sinna, eks ju. Linga sharira, sanskriti keeles ka öeldakse, peenkeha. Ja ta küll funktsioneerib justkui siin, eks ju. Paremal pool on soovid ja vasakul on, eks ju, mõtted. Mõtled, soovid, eks ju. Soovid. Ja kui sul mõtted on ainult, panustad mateeria peale, kehalisele ja meelelisele, eks ju, siis soovid on ka sellised, mis sa pead pettuma. Materiaalne energia on selline, et ta viib sind pettumusse, eks ju. Sünd, surm, vananemine, haigused, eks ju, algus ja lõpp. Ja viha, kadedus, kõik see kruuv. Ja õnne ei tule. No ja siis see Patanjali tuleb ja seletab, eks ju, ära, et on nagu maana kunda nagu, et ümber nagu hinge on siis selline saatuse järv ja see järvel on hästi palju kihide. Ja need kihid on seal, ta viib nagu isegi organitega, me teame, et igal organil, kehaorgan vastutab teatud iseloomu omaduse eest, et südamel on vaja rõõmu, seal neerudele vist rahu või hoolitsust ja et isegi füüsiline keha, peenkeha on omavahel seotud, eks läbi mõistuse nagu sild, eks ju, peenkeha füüsilise keha vahel. Ja seal on ka jälle, hakkab jälle pihta pull, eks ju, et kui rahutud lained on selles meie saatuse, rahulolematu see lained, siis seal on ka nagu erinevad tasandid, nagu järjest sügavamale, algus on hirmud, eks ju, siis on nagu pinged, ja siis on nagu pettumused, depressioon, eks ju, kuidas nendest kihtidest nagu läbi jõuda, eks ju, siis on üldse nagu sinu see meeleolu, elu lõplikud eesmärgid veel ja need kihid, see peenkeha kihid, eks ju, mis siin ümber seletatakse aga lahti läbi siis transcendentaalsete teadmiste, kuidas siis nagu lahti muukida, saada jälle heaks ja toredaks inimeseks, kes me algselt oleme.